Sellel nädalavahetusel me tähistame õige mitut olulist asja. Me tähistame ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäeva, suvist pööripäeva, kõige lühema öö ja kõige pikemate päevade aega ning me tähistame ka meie rahva ajaloo seisukohalt väga olulist võidupüha 1919. aastal Vabadussõja ja Landesveri sõja käigus Võnnu lahingus saavutatud võidu mälestuseks. See viimane toob meie ette küsimuse, miks üks rahvas peaks tähistama ühte sõjas saavutatud võitu. Kas sõda on midagi sellist, mis üldse väärib meenutamist? Üks minu vanaisadest, mu ema isa, võitles samuti, tõsi küll mitte Vabadussõjas, vaid teises maailmasõjas. Ikka selle sama vaenlase vastu, kes oli põhiline Vabadussõjas ja kummalisel iroonilisel kombel võiksime teatud mõttes või teatud mööndustega öelda, et tolle teise vastase mundris, just nimelt tolle vastase tõepoolest mööndustega ja kaudselt öeldes mundris, kelle üle saavutatud võidu mälestuseks me peame praegu võidupüha. Kui ma küsisin oma vanaisalt, eriti poisikesena, mitu korda sõja kohta, siis ta ütles alati, et tead, sõda on nii kole asi, et ma ei taha sellest rääkida. Vahel ta rääkis ja siis ta nimetas just nimelt neid asju, mis tema meelest tegid sõja nii koledaks. Ma mäletan, et ükskord, see oli uusaasta öö, me läksime välja, et vaadata ilutulestikku, mis on ju uusaasta ööl väga tavapärane. Ja ma küsisin ka vanaisa käest, vanaisa, kas sina ei tule välja rakette vaatama? Ja vanaisa vastas, tead, ma ei tule. Ma nägin neid sõja ajal piisavalt. Ma enam ei taha. Teine asi, mida mu vanaisa mõned korrad nimetas, kui tuli juttu sõjast, oli see, et kui ta võitles Sinimägedes, siis kui ta vaatas neid, kes olid nende vastas, neid vaenlasi, ja kui ta vaatas, kui palju neid hukkus, kui palju neid mõttetult surma sai, siis ta ütles, küll meil oli neist kahju. See oli midagi, mida mul oli lapsena või poisikesena isegi raske mõista. Kuidas sa saad öelda vaenlase kohta, selle kohta, kes tuleb, et võtta sinu oma elu ja langeb, küll meil oli neist kahju. Aga nii mu vanaisa mõtles. Võib-olla oli selle mõtteviisi põhjuseks tema oma lapsepõlve kogemus. Tema isa võitles Vabadussõjas ja suri pärast sõda sõjas saadud haavade tõttu. Kuna mu vanaisa ja tema õde kaotasid ka oma ema, jäid nad orbudeks. Mu vanaisa kasvas varjupaigas, nägi seal näguripäevi. Me võime ette kujutada 1920. aastate algus. Pidi lapsepõlvest peale tegema rasket tööd. Pidi jääma üsna lühikese haridusteega seetõttu. Kuigi tema enda sees oli tegelikult väga suur püüdlus teadmiste poole. Ta oli väga õrna hingega ja väga intelligentne mees. Ja ta ei tahtnud kunagi rääkida sõjast, sest see on nii kole asi, et sellest ei ole vaja rääkida. Ja tal oli nii kahju nendest, kes mõttetul kombel pidid oma elu jätma seal võitlustes. Võitlustes, mis tookord ei toonud meie rahvale vabadust, vaid pika okupatsiooni aja. Kui ma mõtlen nende asjade peale, siis
meenuvad mulle õige mitmed asjad ja tekivad mitmesugused seosed. Üks seos tekib ühe noorepõlves nähtud filmiga ja selles kõlanud lauluga, mille pealkiri ja keskne sõnum oli eesti keelde tõlgituna: ta ei ole raske, ta on mu vend. On kummaline, et sellistes olukordades, nagu näiteks sõda, tulevad esile inimeste halvimad, aga ka parimad omadused. Kõige rohkem kurjust, alatust, halba ja samal ajal kõige rohkem üllust ja valmisolekut ennast teiste eest anda ning teisi kanda. Ta ei ole raske, ta on mu vend. See on sõnum, mille me peaksime võtma tegelikult igaüks üheks oma elu motodest või juhtmõtetest. Ta ei ole raske, ta on mu vend ja see kehtib tegelikult kõikide kohta, kellega elu meid kokku viib. Ma mõtlen selle peale seoses mu vanaisa sõnadega nende vaenlaste kohta, kes langesid ka tema käe läbi. Sest nii see lihtsalt oli, teisiti ei olnud võimalik. Küll meil oli neist kahju. Aga mingit muud väljapääsu sellel hetkel ei olnud. Tänu Jumalale sageli meil on väljapääs. Aga see väljapääs ei ole sugugi mitte lihtne. See ei ole kerge. Ma lugesin hiljuti ühe pühaku poolt kirjutatud võrdlust inimese, tema elu valikute, elu raskuste ja ka vastutuse kohta. Ja ta võrdles inimest linnuga. Ja ta ütles, et kui me võtaksime ühe linnu tiivad ja need ära kaaluksime, siis küllap need võiksid olla päris rasked. Kujutleme näiteks rändalbatrossi, lindu, kes on tõenäoliselt kõige võimsam, kõige imelisem lendaja üldse, kes võib lennata tuhandeid ja tuhandeid kilomeetreid ja miile. Tema tiivade siru ulatus võib olla peaaegu kuni 4 meetrit. Kui suured, kui rasked need tiivad selle linnu jaoks on. Ja ometi see nii-öelda lisaraskus, mis peaks seda lindu koormama, on tegelikult vahend, mis lubab tal lennata. See raskus ei tee teda mitte raskemaks, vaid vastupidi kergemaks. Aga nende samade albatrossidega on tegelikult nõnda, et ega neil ei ole niisama lihtne ka lennata või oma lendu alustada, sest nende tiivad on tõesti suured ja rasked. Nad peavad leidma ühe kõrgema koha, kus seda lendu alustada, kust nii-öelda alla hüpata selleks, et siis edasi oma tiibade varal liuelda. Ja see pühak, kelle kirja pandud ma lugesin, võrdleb inimese elu, tema valikuid, tema vastutust, tema kohustusi just nimelt linnu tiibadega. Kui meie suurimaks vastutuseks ja kohustuseks on see, mis tuleneb sellest mõttest, nendest laulu sõnadest, mida ma enne tsiteerisin. Ta ei ole raske, ta on mu vend ja see kehtib iga ligimese kohta, siis see on ühtlasi nii see meie koorem, võiksime öelda suurel määral osa meie ristist siin maailmas. Aga samal ajal annab just nimelt see koorem, annab just nimelt see sama vastutus meile ka tiivad, mille varal me võime tõusta. Nii nagu sõjas võivad tulla esile inimese halvimad, aga ka parimad iseloomu omadused. Nii on see tegelikult meie igapäevases eluski. Me võime kas langeda või tõusta. Me võime
osutuda oma vennale hundiks, nii nagu ütleb üks vana ladina kõnekäänd, või me võime olla need, kes ütlevad, ta ei ole raske, ta on mu vend, kes tõusevad ise nende Jumala poolt meile kingitud tiibade varal ja aitavad tõusta ka oma vennal ning kannavad teda edasi. Need on mõtted, mis on mu südames tihtipeale, eriti sellistel tähtpäevadel nagu nüüd. Eriti mõeldes meie rahva ajaloo peale, eriti mõeldes nendele hetkedele, kus tundub, et inimesel ei olegi ühtegi head valikut. Aga inimesel on alati valik. Alatuse asemel üllus. Sõja ja vaenu asemel rahu ja õigus. Isegi kui see on väga raske. Isegi kui see kipub olema mingil kombel nagu tiivad takistuseks ränd albatrossile, siiski leida see võimalus, leida see koht, kust tõusta ja lennata. Jumal on kinkinud meile oma poja. Jumal on kinkinud meie eest oma poja. Tema on võtnud enda peale kogu inimliku kurjuse ja patu. Tema on saanud, nii nagu apostel ütleb, needuseks meie eest. Ta on kannatanud kõike inimlikku alatust ja kurjust. Aga ta ei ole sellele alla jäänud. Ta ei ole lasknud sellel ennast murda ega muuta. Ta on võtnud selle enda peale, kandnud Golgata ristile. Ta on surnud meie eest ja ta on surnuist üles tõusnud, näidates sellega, et üllus on enam, on suurem, on tugevam kui alatus. Et armastus võidab kurja ja surma. Ta kingib sellest osa meile, kes me anname ennast usus tema hoolde ja oleme saanud tema ristisurma ja ülestõusmise osaliseks pühas ristimises. Ja ta näitab meile ka teed. Ta ütleb, see on see viis, kuidas ta tahab, et tema armastatud inimesed elaksid. Tõuseksid, laseksid ennast tema poolt meile kingitud tiibadel kanda ja kannaksid ka oma vendi. Neid, kes ei ole rasked, sest nad on meie vennad. Ma soovin kõigile kaunist jaani aega. Ma soovin aega ka selleks, et jääda vaikseks ja vaadata enda sisse, vaadata enda ümber ning leida endas üles see tahe, see püüdlus tõusta ja lennata, tõusta ja minna koos oma issandaga, jättes maha madaluse ja püüeldes selle poole, mis on seda tõeliselt väärt.